Kolli nimega Lucky on rohkem kui õnnesärgis sündinud. Koer on elus. Ta sattus lihtsalt õigel hetkel hea südamlike ja asjatundlike inimeste kätte. Tol hetkel, kui meie sinna jõudsime, siis jäi tema ühe auto ette, kes siis hetkeks jäi seisma ja siis hakkas see auto süüdimatult minema, nii et see koer jäi talle lihtsalt sinna kuskile kõhu alla kinni, see oli suhteliselt madal auto. No, see oli sõnul seletamatu, me siis kargasime autost välja, see pöörles seal auto kõhu all, siis lõpuks jäi see auto seisma, see koer sai sealt alt välja, tuigerdas tee peale, siis ta sai müksu järgmiselt autolt, kes ka ei suvatsenud seisma jääda. Kuna ausalt öelda meie tähelepanu sel hetkel oli koerale, siis nende autonumbreid ei oska ma öelda, see jääb nende enda südametunnistusele, kes niimoodi loomast üle sõidavad ja siis lihtsalt süüdimatult lahkuvad. Viga saanud koera päästnud naised helistasid abi saamiseks loomade varjupaika. Varjupaigast aga öeldi, et nädalavahetusel nemad välja ei sõida. Kahjuks juhtub ka seda puhkuste ja asenduste ajal, et telefoni juhtub vastu võtma inimene, kes ei ole võib-olla nende asjadega väga hästi kursis ja sellest tingitult tekib ka kommunikatsiooniprobleeme. Naised viisid siis Lucky Tallinna Västriku tänava loomakliinikusse, et seal aga ei olnud kedagi, siis kutsusid hakkajad naised enda kulul välja loomakiirabi. Viimane muide ei ole aga mitte odav lõbu. See lõbu läks meile maksma 1450 krooni. Oli rahast kahju ka? Ei, ausalt öelda mitte. Aga et kui me seda tšekki vaatasime, siis 1000 krooni oli see väljakutse, et me ise sõitsime temaga sinna Västrikusse. 200 krooni oli kliinikumaks, siis oli mingisugused teostatud protseduurid ja siis see üks süst, mida see koer siis sellest kiirabist sai, 2 süsti, antibiootikum ja valuvaigisti, need siis maksid minu meelest 50 krooni. Ma ikkagi eeldan, et kui makstakse niisugune raha ja viiakse koer kohale, siis loomaarst oleks võinud tema kondid, jalad, ribid läbi katsuda, oleks võinud puhastada need haavad, mis näo peal olid. Seda mitte midagi ei tehtud. Siis helistasid naised jälle loomade varjupaika ja jälle saadeti nad rahvakeeli öeldes pikalt. Lõpuks helistati Tallinna linna infotelefonile ja siis pärast 2 tunnist ootamist saabus loomade varjupaiga autojuht, loomapüüdja Tarmo. Te ei kujuta ette, millise kiirusega võib mööda Västriku tänavat sõita ja millise uhke kaarega sinna maja ette pidurite kriginal tulla. Ja siis tuli sealt üks eriti tigeda näoga meesterahvas välja, kes siis marssis selle koera juurde, pani talle rihma taha ja hakkas teda siis bussi poole logistama. No näita siis enda koera peal, mismoodi varjupaiga töötaja käitus selle kolliga. Seda on nii raske sõnadesse panna. Esiteks rabasta talt niimoodi kõvasti kinni ja hakkas talle panema oma rihma kaela, sai talle juhitud tähelepanu sellele, et korral on kaelarihm kaelas ja pikk rihm ka taga, et ei ole vaja midagi muud teha temaga. Siis võttis ja lohistas ta seda koera sealt rihma pidi auto suunas. Selles autos ei olnud ühtegi puuri, kus see koer oleks niimoodi normaalselt ollagi saanud. Karjus, ähvardas, röökis, ütles, et meie ei tea koertest mitte midagi, tema teab nendest kõike. Inimesed, kes minuga olid, üks on kasvatanud ja koolitanud koeri alates 67. aastast, teine alates 69. aastast. Ma jäin sinna veel ukse vahele niimoodi ütlema rahulikult, et kuulge, et paneme ta siis ikka sinna puuri, et rahulikult inimesega rääkida. Aga ta oli juba endast nii väljas, et lükkas mul nina eest ukse põmm kinni ja et nagu vahele jäänud. Ütles, kaduga minema siit. See on okei, aga meie läheme nüüd politseisse ja teeme avalduse teie peale. Politseisse 3 naist ka avalduse tegid. Autojuht Tarmot meil kätte saada ei õnnestunud, mees on puhkusel ja tema telefon on välja lülitatud. Küll aga rääkis meiega selle sama loomade varjupaiga haldus- ja koolitusjuht. On tulnud räiged süüdistused teie töötaja aadressil, et ta kohtles looma valesti, et kuidas oskate kommenteerida? Selle töötajaga on olnud konfliktsituatsioone inimestega ka enne. Samas on ta loomadega käitunud alati väga hästi ja väga korrektselt. Tegemist on inimesega, kes on töötanud ennem koerajuhina ja kellel on kodutute koertega tegutsemisel rohkem kui 10-aastane staaž. Rihma ümber koonu sidumist võin kommenteerida niimoodi, et seda ilmselt tuli teha šokis
loom, valudes loom võib olla inimesele ohtlik ja kõrvalt vaadates võivad need asjad paista võib-olla sellise natukene jõhkramad välja, kui nad tegelikult on, aga eeskätt on oluline oma töötajate ohutus ja see tuleb igal juhul tagada. See tähendab seda, et koeral valudes looma tõstmisel tuleb see suu kinni siduda. Lohistamise poolt jällegi ei oska tõepoolest praegu kommenteerida, seni kuni ei ole seletusi. Valudes looma puhul ilmselt väga normaalne ei ole? Kindlasti mitte. Loomade varjupaigal on seega vabandus varnast võtta. Tegelikult see töö loomade hoiupaigas on kohutavalt stressi toov just nendele samadele autojuhtidele, kes iga päev puutuvad kokku sellise elu pahupoole loomade julma kohtlemisega ja see ei ole küll mingi vabandus, aga see ei ole nüüd koht, kus töötades inimarmastus eriti areneda saab. Inimarmastus või mitte, aga loomaarmastus on see, mida ühel varjupaigas töötaval inimesel lihtsalt peab jaguma. Varjupaiga juhtkond peab nüüd otsustama, et kas koerapüüdja Tarmo sobib tööle või ei sobi, et meie seisukoht on küll jäik, et kui asi puudutab loomade heaolu, et nii sõbrad kui vaenlased peavad loomadest lugu pidama, see töökoht eeldab seda, et loomasid peab armastama. Et ma usun, et varjupaiga juhtkonnal on, mille üle mõelda. Ülevaatusel siis koer oli loid, selline esmavaatlusel tuvastasime, et ka põrandal oli väike vereloik, aga kus ta täpselt on nüüd pärit kas uriinist või suust, aga nüüd veel kord suud üle kontrollides tuvastasime, hambad on terved, kuigi vana koera hambad, katkised, hambakivi ja sõi ka käest pehmet konservi, mis näitab, et lõualuud peaks korras olema. Sai valuvaigisteid, antibiootikumi ja jääb järelevalve alla, et just tuvastada, et kui uriin on näiteks verd sisaldav, siis kaaslustame sisemisi verejookse või midagi, et tuleks see ka välistada. Loodan, et ta on suht heas seisus praegusel hetkel kõndis, et võib-olla need löögid, mis ta autolt sai, ei ole nii tõsised.